poolakate tsenderdused väärtatavad liiga pikaks alati ja meie õnneks, et eriti nendest ohtu nagu ei ole tulnud. Taas poolakad ründavad ja lõpuks said end löögile mängida ning siit tuli ka kohtumise avavärav. Nii kergelt see tuligi Radoslav Sobolevski. Ja see oli päris ootamatult ja praegult küll natukene poolkaitse ja kaitse magas maha, et seal mitme mehe vahelt lasti löögile. Ja Eesti poolkaitsja veast see juhtus ja Radoslav Sobolevski lõi siis oma debüütmängus esimese värava. Küllaltki hea debüüt siis Sobolevskil mängib Poola meistrivõistlustel Wroclawi klubis esimene mäng ja esimene värav 52. mänguminutil. Nii et kui kiitsime Eesti meeskonna head algust teisel poolel, siis poolakad on läinud omakorda juhtima. Eesti aga jätkab nüüd rünnakutega ja pall jääb Eesti meeskonnale, teeb tallas Smirnov palliga. Aga Haito tuli praegu, nägi, et Smirnov mängis palli liialt ette, võttis selle puhtalt ära. Suluseisu ei ole, näitavad kohtunikud ja Kossovski läheb ja siit tuleb nüüd teine värav. Oi, kui rumalasti lõppes praegu see rünnak Eesti meeskonnale, sest Artur Višnjarek lõi seisuks 2-0 esimesel lisaminutil. See on see risk, kui lähed ette rünnakule ja selle eest maksti nüüd lõivu. Seal oli koguni 3 Poola mängijat. Jah, et seda momenti ei näinud, aga arvatavasti ta ei olnud suluseisus. Poola ründajat ilusti avanes ja kaitseliin jooksis teises suunas välja ja natuke hiljaks. Jah, kahju sellest esimest väravast, kuigi teine poolega algas Eesti survega ja võimalustega, aga... Eestil on võimalust. Lemsalu lööb ja Lemsalu lööb värava! See oli Lemsalu Eesti koondises teine värav. Aastad tagasi lõi ta esimese värava Andorra vastu ja nüüd siis Marek Lemsalu, kes tegelikult on kaitsemängija, lõi seisuks 1-2. No näeme ise, kui kahju, et poolakad siis mõned minutit tagasi lõid teise värava. Nii et selline see jalgpall on. Jah, seepärast ongi tähtis, et kui 1-0 olid taga, et mitte rohkem lasta, sellepärast 1-0 on väga selline, nagu öeldakse, libe seis, et see võib kõike veel juhtuda. Lausa viimasel sekundil lõi Marek Lemsalu Eesti koondise auvärava, sest pärast seda Stefan Johannesson Rootsist vilistas Eesti-Poola mängu lõppenuks ja näeme siis Marek Lemsalu auväravat 93. mänguminutil ja näeme veel, kuidas vahepeal vaidles kohtunikuga Raio Piiroja, siis aga rahunes ja tänas kõiki kohtunike kättpidi ja näeme siin Inglismaal mängivaid väravvahte Mart Poomi ja Erisi Ludekit. Üks mängib siis Premier League'is ja teine esimeses liigas.